Minu nimi on Ergo Paeveli. Ma olen helitehnik, inglise keeles on see sound engineer, kõrab palju paremini. Ma loodan, et siia alla kirjutaks mu nimi ja siis sound engineer. Anyway, ma olen Event Centri heliosakonnas ja olen Elina Netšajeva helirežissöör, mistõttu me tuuritame hästi palju ringi mööda Eestit, mööda maailma ja mu elutempo on hästi kootiline, mistõttu mul on hästi raske olla kuidagi regulaarne või minu põhiülesandeks on liita publik ja artist ühte. Mul oli eesmärk saada oma vorm korda ja tegelikult juba eelmine aasta ja ma hakkasin käima jõusaalis, aga ma sain aru, et mul on võimatu selle elutempo juures saavutada mingit regulaarsust. Mul on mõni päev ma saan käia jõusaalis, mõni nädal ma saan käia 2 korda jõusaalis ja siis jälle näiteks 5 või 6 nädalat ma ei saa jõua üldse jõusaali. Mu elutempo on lihtsalt nii kaootiline, aga mul oli samal ajal ka kopp ees sellest, et ma olen noor elujõus inimene ja ma jooksen kuskil 9. korrusele ja ma hakkan hingeldama nagu. Võib-olla juba hingeldan 3. aga Anyway, ma tahan ennast tunda hästi, ma tahan näha peeglis seda inimest, kellest ma unistan olla, ma tahan olla see eluterve inimene, ma tahan olla see rõõmus inimene, nagu see kontroll on kõik minu käes ja ma saan nagu aru, et minul on võim oma keha üle ja kõige selle üle, aga nagu nii raske on seda millegi pärast saavutada kogu selle elutempo juures ja seal tekkiski minu suur probleem, et nagu ma pean olema ise see inimene, kes ennast kokku võtab, aga samal ajal ma lihtsalt naudin oma tööd, ma naudin kontsertid, ma naudin seda elu nagu nii väga, mis pärsib mul seda teha. Seega ma pidin leidma uue alternatiivi, et saavutada seda, mida ma tahan, et kontrollida ennast nii, nagu ma tahan seda teha. Seega mul oli vaja mingisugust head lahendust sellele ja ma sain aru, et mul on vaja hakata trenni tegema hommikuti, sest ma ei tea tihti, mis kell ma lõpetan, mis kell festival lõpeb, mis kell ma joon üldse hotelli, kus hotell üldse on. Need asjadega tihti tegelevad üldse projektijuhid. Seega õhtuti mul on väga raske, mul on väga vähe energiat. Ühesõnaga, ma sain aru sellest, et mul on vaja hakata tegema trenni hommikuti. Ma ei tea, kui palju mul on õhtuti energiat alles, aga hommikuti ma olen saanud mingi arvu tunde magada ja selleks, et hea energiaga minna päevale vastu, on mul vaja hakata tegema hommikuti trenni. Aga tihti, kui ma olen kuskil võõras linnas või võõras hotellis või võõras riigis üldse, siis ma ei tea, kus see jõusaal on. Seal jõusaalis on uued inimesed, et jälle minna kuskil uude keskkonda, et tunne seal ennast mõnusalt vabalt, et nautida see trenni 100%. Ma tunnen, et ma ei ole võib-olla 100% see inimene, mis sest, et ma tegelen suurte kontsertidega ja puutun väga paljude inimestega kokku. Seega mul oli vaja saada lahendus, et teha trenni hotellis, teha trenni kodus, teha trenni õues rõdu peal, teha trenni, et mul oleks see trenn kuidagi mobiilne. Et ma saaksin seda hommikuti igal ajal teha. Ma sain aru sellest, et see oleks võimalik minu jaoks, on mul vaja ennast harida, mul vaja kurssi viia, mida süüa, millal süüa, kuidas trenni teha, millega trenni teha. See on võimalik hommikul hotellis, aga ma sain aru, et mul lihtsalt, et selle asjaga süvitsi minna, mul on väga vähe aega ja võib-olla mul ei ole piisavalt huvi, et minna nii süvitsi, kuigi ma tahan näha hea välja, ma tahan tunda ennast hästi, ma tahan olla õnnelik, ma tahan käia sirge seljaga. Aga siiski ma tunnen, et võib-olla selle graafiku juures ei ole see päris see. Ma sain üsna kiiresti aru, et ainukene lahendus on see, et mul peab olema eratreener, keegi, kes on tark, kes on läinud süvitsi, kes on lugenud kõik raamatud läbi ja et ta tuleks minuga hommikuti sinna sama hotelli, et ta oleks iga hommiku mul olemas, kes ütleb, mida teha, mida süüa, kuidas teha, sest minu elutempo juures nagu ise lugeda, uurida, käia poes, guugeldada mingeid retsepte, see on võimalik, aga see on väga-väga raske ja ma tunnen, et ma ei taha liialt pühenduda sellele. Ma tahan oma energia panna muudesse kohtadesse nendel vabadel hetkedel ja aegadel, kuigi ma tahan seda kvaliteeti enda ellu. Ja võib-olla nagu eratreener ei ole see inimene ka, keda ma hommikul kell 5 kuskil hotelli lähen, kui mul on eelmine ööl kontsert ja selle kandilise näoga seal hakkab veikama. Mul meenus, et mul on üks sõbranna, kelle nimi on Melissa ja ta on väga-väga hea energiaga. Ta on läinud kõikide need asjadega süvitsi, ta on juba uurin neid asju, ta on väga entusiastlik selles maailmas ja tema on teinud seda, mida mina ei ole veel teinud. Seega ma otsustasin taga maha istuda ja küsida talt nõu, kuidas ma saaks selle kvaliteedi enda ellu, mida ma peaks tegema oma elus nendel hommikutel, nendel söögikordadel, et saavutada midagi sarnast, mida tema on saavutanud, et tunda ennast nagu elu terve ja õnnelikuna. Kui me Ergoga maha istusime, ta rääkis mulle oma murest, siis ma sain aru, et see tegelikult on palju sügavam kui lihtsalt trennis käimine. Et tegelikult see hõlmab kogu elustiili, nagu sinna hulka käib liikumine, söömine ja üldse siuke tervislik tasakaal, heaolu tunne. Ma tean, et Ergo ei jõua läbi lugeda kõiki neid sadu raamatuid, mida mina lugesin mitme aasta jooksul. Ma käisin medkoolis, õppisin toitumist ja tal ei olegi vaja seda teha. Me ei taha panna inimesi nädalaks ajaks paastuma või ainult brokolit sööma. Me mõtleme pikas perspektiivis. Me tahame, et tervislik elustiil oleks lihtne kui hambapesu. Me oleme meeskonnaga kõik need teadmised kompaktselt ühele platvormile kokku pannud.
plaks, home gym, kus inimene saab eratreeneri järgi teha trenni, ta saab omandada tarkusi, ta saab väga praktilisi näpunäiteid sellest, mida ta peab füüsiliselt ostma poest ja kuidas seda kokata. Mitte ainult see, et palju sa pead süsivesikuid ja valke sööma ja sa pead minema ise poodi nagu avastama või siis guugeldama retsepte. Ei, seal on konkreetsed ostunimekirjad, seal on väga-väga lihtsasti omandatav info, millega mul on väga lihtne minna poodi, minna kuskile hotelli teha trenni ja miks nimi home gym on see, et see on kõik telefonis või arvutis või teleekraani peal, ehk siis ma saan seda kõike teha kodus. Mul on füüsiline eratreener kodus läbi ekraani vahenduse. Kuidas see praktiliselt välja näeb, on see, et on äpp, millesse sisse logides ma saan järgmine päev hommikul 6:30 üles ärgata ja liituda live treeniga, mida meie eratreener läbi viib. Ma saan teha kodus, koduste vahenditega või hotellis omamata mitte midagi, teha väga-väga kvaliteetse trenni ning samal ajal saada väga head infot, mida ma peaksin tänasel päeval sööma, just jälgides seda, mis trenni me täna tegime, kui intensiivselt me täna trenni tegime. Ja eratreener saab arvestada sellega, et meil oli nädalavahetus, võib-olla keegi pidutses, võib-olla mingid inimesed ei jälginud oma toitumiskava, seega nagu terve nädala vältel annab eratreener nõu, mida sa täna peaksid sööma, mida sa homme peaksid sööma, mis harjutus sa kolmapäeval peaksid tegema. Et see on väga praktiline nagu äpp, kus sa saad kiiresti infot, mida sa reaalselt pead tegema, mitte ei anna sulle haridust, mis on hea, mis on halb ja hakanud sellest ise midagi kokku kombineerima, vaid otse, täna teed siukest asja, täna sööd siukest asja. See äpp võib isegi minna nii kaugele välja, et me teeme siin ostunimekirja ja sa saad võib-olla poest tellida selle sama ostukorvi oma lõhtuks koju ja vaadata järgmist videot, kuidas seda toitu valmistada. Ja mis selle juures minu jaoks kõige parem on see, et üks eratreener saab treenida korraga sadu tuhandeid inimesi, võib-olla miljoneid inimesi. Kõigil, kellel on meil ekraan, kõik, kes me saame sinna äppi sisse logida, saame me kaasa teha seda eratreeneri trenni, mis on minu jaoks nii hea, et üks inimene saab korraga anda nõu nii paljudele inimestele. Jah, see ei ole liiga individuaalne, aga samas me saame selle äpis väga hinnata oma nii-öelda sihtgruppi, oma klienti, me saame küsida mingisugust tagasisidet ja me saame kaasas käia sellega, kes meid tegelikult jälgib ja luua just talle parima nii-öelda nädalakava ja seda nädalast nädalasse, nii et inimene saab regulaarselt seda kõike kaasa teha. Home gymi põhieelis minu jaoks ongi see, et see ongi minu kodujõusaal. See ongi kogu aeg minuga kaasas, ükstaskõik kõik, mis maailma jaos ma asun, see kodujõusaal on minu taskus. Ma saan seda kasutada hommikul hotellis, ma saan seda kasutada kuskil verandal, ma saan minna kuskile loodusesse või parki. See ongi minu kodujõusaal. Home gymi eelis minu puhul või see ei pea olema ainult mina, kes on kaootilise eluga, kes ei taha oma elutempot liiga ringi teha. See võib olla ka inimene, kes on rase või kes on just saanud lapse või inimene, kes on üldse ratastoolis, aga tahab oma keha hoida toonuses või inimene, kes ei taha lihtsalt minna mingil põhjusel jõusaali, sest võib-olla talle ei meeldi see keskkond, võib-olla talle ei meeldi nende sotsialiseeruda nende inimestega. Selle nii suur eelis on see, et see kodujõusaal on kogu aeg sinuga, kus iganes sa oled ja lisaks sa ei pea maksma mingisuguseid liikmemaksu, sa ei pea maksma välismaal jälle uue jõusaali eest või see sinu kodujõusaal on kogu aeg sinu taskus väga-väga tunduvalt palju odavamalt kui muud alternatiivid ja kõige boonus minu jaoks on veel see, et kui ma käin siin Eestis jõusaalis, siis ma teen mingisuguse liikmemaksu. Järgmine päev ma lähen kuskile välismaale, ma maksan uue jõusaali eest, kuigi mul tiksub siin Eestis on mingisugune jõusaali maks. Ma saan maksta ühte kohta ja see kodujõusaal käib muga igal pool kaasas. Ja see on väga-väga palju tunduvalt odavam minu jaoks. Kui mina tunnen ennast õnnelikumana, ilusamana, tervemana ja kui sina tunned ennast õnnelikuma, ilusamana, tervemana, siis meil on juba 2 korda ilusam, õnnelikum ja tervem maailm. Ja kui meiega liituvad sajad tuhanded, miljonid inimesed, siis me muudamegi selle maailma palju õnnelikumaks, tervemaks ja ilusamaks. Me kõik tunneme ennast palju paremini. Ja nii ongi meil palju parem koht, kus elada. Õnnelikud, terved ja ilusad inimesed meie ümber. Home gym.